tervitus üle pika aja. Teate, mis mul hirmsasti täna käib selline mõte peast läbi, et jagan teiega. Ma olen nii õnnelik. Õnnelik selle üle, et paljud lapsevanemad on leidnud sellise võimaluse meie kodulehekülje pealt, et vaadata seda paketti ametid ja selle mõttega, et lapsed lõpetavad praegu koole ja see on üks kõige suuremaid ja kõige ülimaid kingitusi minu meelest. No kui ei taha võtta näiteks seda sünnikaarti lapsele, siis võtta see osa, kas või need ametid. Just, et ma mõtlesin täna selle peale, et kui mina oleksin kunagi teadnud, mis ametid mulle sobivad, siis ma arvan, muidugi, meil on igal ühel oma saatus, et mul oleks paljud asjad nagu jäänud katsetamata, sest kas teil on elus sellist asja olnud, et minul vähemalt on, et teeme nagu tööd, eks ju, ükskõik see, mis siis on võimalik teha. Ma olen väiksest külast pärit, sealt Udulinnast, et kõik, mis oli võimalik, kõik tehti, aga ilmselgelt kõigile seda ei piisa ja sealt edasi. Aga süda kogu aeg kutsub nagu kuhugi mujale, et justkui nagu peaks midagi muud tegema. Ja see ongi nii põnev, et mul tuli isegi ausalt öeldes selline kuidas ma ütlen, ma ei tea, kuidas eesti keeles öelda praegu seda, vene keeles ka ei tea. Iloitku on see siis soome keeles, ehk siis selline rõõmupisar või selline, mul tuli nii hea meel, et üks ema kirjutas ka, aitäh sulle, kallis ema, et laps lõpetab kooli ja tahaks talle kinkida selle, et mis ametid talle sobivad. No vot, ja nii see ongi. Seda tahtsingi teile jagada, et kellel on see aktuaalne, siis seda kindlasti vaadata selle pilguga, aga seal on väga palju selliseid väikseid paketikesi, kui ei tahagi just seda suurt sünnikaarti. Kuigi sellise ühtse teadmise saab ikka kõige paremini siis, kui see ametid ja hingemissiooni veel ka sinna kokku panna. Ja tegesti nüüd mõtlete, et äkki tahakski lapsele seda paketti need ametite kohta. Muidugi teate, üks asi on ka siin hästi oluline, et laps peaks olema selleks valmis. Sest see, et sina lapsevanemana lihtsalt oled uudishimulik ja tahaks teada, mis talle sobib ja kas ta võttis õige teekonna, see vist äkki ei ole päris see. Sest alati need energiat töötavad selles osas kõige paremini. Ja võt nii ongi. Ja üsna pea tulevad need teenused välja. See, kus ma natukene algatuseks teile räägin, ma kuskil rääkisin ka, et sellised, et video kaudu vestlemine ainult on üks teenus, kinkekaardi teenus, seal siis ise saate otsustada, mida te tahate. Siis ka selline, et kus saab ühendada, väga paljud on teinud niimoodi, et tahavad seda kirjalikku, siis ka suulist saab sinna aega ka broneerida. Isegi praegu on kalendris võimalik aega broneerida. Et siis pange lihtsalt mulle sinna kuhugi märksõnaks, et mis teid huvitab. Ja loomulikult on mul ju selleks vaja juba seda sünnipäeva, kuud ja aastat. Et siis ma saan natukene eeltööd teha, enne kui me kohtume. No vot, see kõlab küll natuke reklaami moodi, aga teate, üks asi, mida ma ise olen elus hästi palju kogenud, eriti kui sa oled väiksest kohast pärit, ütleb lennuk, kas kuuleb või ei kuule, et sa teed justkui seda, mida nagu sinu sõbranna ka teeb, sellepärast, et see on õige, eks ju. Ja kui sa oled väiksest külast pärit, ega sul mingit muud varianti polegi, mehed on kõik luksepad ja tüdrukud siis teevad, mis nad teevad. Mina tõstsin laudu. Sigalas olin tööl, lehmalaudas olin tööl. Et kõik sellised asjad, mis sa teed? Aga see on kasvatanud selles suhtes väga, väga tugevaks iseloomu poolest, et samas kui küsida endalt, kas mulle meeldis see, siis loomulikult mitte. Aga mis ikka teed? Nii see elu on. Ega ma ei kurda ka. Seepärast, et see on ikkagi kasvatanud väga tugevaks inimeseks ja persooniks. Naljalt nagu labidat nurka ei viska. Vot, ehk siis, kui te näete, et teil oleks ka vaja seda, siis kindlasti võtke see ja kirjutage kommentaaridesse, mis teid huvitab. Ja siis ma saan seda natukene ette valmistada. Ja teile muidugi südame peale teie suulised kliendid, kes te ei ole veel oma video kohtumisi minuga broneerinud, siis võtke muga ühendust, seepärast, et seal on palju informatsiooni
ja ma salvestan selle ja siis teil on seal väga palju selliseid juhtnööre edaspidiseks. Numeroloogiast ei räägita kui ennustusest, aga seal on palju asju, mida te näete tuleviku mõttes vaadata. Ja need on lihtsalt faktid, mis tulevad sinu sünnipäevast 6 aastast. Nii lihtsalt ongi. Nii nagu ma võtsin astroloogilise kaardi nüüd ma mõtlen, kes ta oli, Kallavus. Kallavus. No vaat, Anu Kallavus äkki. Vaadake podcasti. Oi, kui huvitav. Ma ainult kirjutasin kogu aeg. Ja miks seda siis tegema peaks, selles suhtes, et võtma veel astroloogilise, kui ma nii numeroloogiliselt tean, et mulle räigelt huvitab, kes ma olen. Räigelt. Seepärast, et iga päev, kui ma nende numbritega siin toimetan, siis kogu aeg saan mingit uut informatsiooni ja kes eile nägi seda videot ja kui sa pole veel näinud, siis vaata kindlasti need karvanumbrid. No minul oli neid lausa 3. 2 olid siis need, millega peab väga tööd tegema ja 1 oli siis seal vahva poole peal. Ma olen isegi positiivselt üllatunud, et mul see number on, ma ei teadnudki. No vot, ja selliseid asju ma õpin ja uurin kogu aeg juurde ja ma jagan seda ka teiega. Aga sünnikaart tähendab ikkagi seda, et ma vaatan sind nende numbrite baasil, mis sinu sünnikaardis on. Väike toimetusjalaga. Ja mul on siin 5 koera. Harjutame kogu aeg teha nüüd videod 5 koeraga. 2 on kinni, 3 on vaba. Hands free. Ma võin teil näidata, näete, osad on niimoodi. Siis näed, siin on 1. Ja memm on siin. Tada! Harisevad siin kõik, küll me hakkama saame. See on nagu sõdurikoolis kõik, Viiburi sõdurikoolis, ma ei tea, kas oli Viiburikoolis. Ma isegi ei tea, miks ma nii ütlen. Mis selle Viiburiga oli? See oli ka vist äkki selline sõjakorrakool või? No on vist on. Võt, praegu on selline mõnus muhe -11 õues. Võt, ja siis me siin kõnnime ja loeme, et üks 5 on ära teinud selle, mille pärast me metsa tulime. Peab vaatama, pean arvet. Okei, no nii. Asi läks nüüd lobaks, näete, mõte läks kohe mujale. Aga suured tänud teile kõigile ja kui sellest tuletan meelde, et see nädalavahetus on siis Viljandis ja Tallinnas vestlusõhtud ja viimane vestlusõhtu selle kevadel on Pärnus ja see on 13. märts. Ja siis rohkem praegu ei tea, et tuleks vestlusõhtuid. Kui nüüd midagi kardinaalselt ei muutu. Aga Zoomi kaudu, vaat selle teenuse ma ka arvatavasti panen, Zoomi kaudu saate mind külla kutsuda oma sündmustele. Et toimuvad siin ümberkorraldused minu isiklikus elus. Ja siis vaatame tuleviku mõttes, võib-olla teeme vestlusõhtuid sellise Zoomi versioonina. Mitte lihtsalt me ei lobise, seepärast, et need, kes nüüd kohale tulevad Viljandisse ja Tallinnasse, siis mul on teile materjalid konkreetselt selle kohta, mida ma hakkan teile rääkima. Sest osad asjad on nii põnevad, nii tutikalt alles ma olen ise selle välja uurinud. Et see on hästi huvitav. Hästi huvitav. Ma räägin siis jah seal suhetes, kuidas vaadata, millest üldse alustada, millised numbrid kokku liites näitavad mida. Ja nii ongi. Ja siis see vestlus kestvus on umbes 2,5 tundi, 3 tundi. Ja vaatame, kuidas ma selle kõik ära räägin. Kokku ma teid seekord tööle ei pane, või kokku niimoodi, aga ma võtan lisaküsimusi. Ja nii nagu ma ütlesin, üks asi, et siis küsige telefoni kohta, küsige ka elutee numbri kohta, kui ma ise seda nüüd ei hakka rääkima. Ma tahan teile natukene rohkem anda seda avaramat pilti, kuidas seda elutee numbrit vaadata. Ai, vaadake, mis siin toimub. No tere-rossi, no nii lähme. Vaat niimoodi, selles suhtes, et elude number ei ole tegelikult ainult see üks number, mida me oleme harjunud vaatama. Nii palju informatsiooni saab enda kohta, et Ja see kunagi ei lõppe otsa. Sest mul on paljud öelnud, et ära väsi, et jätka. Näete, ma ei väsigi, sest nii huvitav on. Kogu aeg läheb põnevamaks. Näete, auku päevasti. Ja võt, ise nii pisikene jarg. Võt, ma lõpetan ära. Tšau. Aitäh, et olemas olete. Ja minge õue. Mõnusalt näpistab praegu. Aga täitsa nitsipoo värk. Võt, kõik puud tuleb ära nuusutada, kõik tuleb täis lasta.
kaarte värk. Head me ikka koerad ei ole. Ma ei tahaks vist koer olla, ma arvan. No nii, nüüd ma lõpetan. Jälle läheb jutt läheb lappama. No nii, tšau.